Tere õhtust, pealtnägijad! Tere õhtust! Vahepeal me ise ka imestame, et mis on õieti need tegurid, mis saavad meid siin iga kolmapäeva õhtul teie ette ilmuma ja teid seal iga kolmapäeva õhtul televiisorite ette pugema. Paadunud freudistid muidugi ütleksid, et need on 3 väga lihtsat asja, mis hoiavad maailma koos ning pöörlemas. Nälg, sugutung ja surmahirm. Kuid kas see tõesti kehtib ka tänapäeval alati ja kõiges? Näiteks, millised mõjutegurid sunnivad inimest elu suures malepartiis astuma sammu, mis esmapilgul tundub enesehävituslik? Ehitusettevõtja ja endine Šoti klubi president Toivo Lepik on elult kõvasti peksa saanud. Tema firma pääses napilt pankrotist, aga käis siiski alla. Pere läks lõhki ja klubi, mille asutajate hulgas ta oli, arvas Lepiku enda ridadest välja. Nüüd räägib klubi endine president enesetapelikult avatud tekstiga inetute stiilidest, mida selle äri- ja ühiskonnategelasi koondava klubi varjus väidetavalt aeti. Vastaste sõnul on tema motiivid ahnus, kättemaksuiha ja šantaaž. See on rariteetne rublaaja lõpu foto Tondilossist ja prügikoldest aadressil Uustänav 29. Aastaid hiljem on sama paika raske ära tunda. Siin asub Šoti klubi, soliidne, noobel ja diskreetne. Enne tuhkatriinuna ümbersündi oli see kõrval asunud Tallinna restauraatori tagahoov. 90. algul leppis restauraatorite boss Toivo Lepik linnavalitsusega kokku, et teeb Tondilossi korda ja võtab rendile. Ma arvan, see oli 1-2 aastat tihedat tööd ja ma ütlen entusiastlikku tööd, sest kõik, ka minu aktsiaseltsi inimesed kõik olid väga seda poolt, et seda teha. Ja rahanumber esimeses etapis võib-olla ta oli kuskil 1,5 miljonit, hiljem tuli 1 miljon veel juurde. Algul tahtis Lepik anglofiilidest sõpradega teha Inglise klubi, kuid idabloki meestega nõustusid koostööd tegema šotlased. Tänu sellele juhusele avas Tallinna vanalinnas 10. septembril 1993 uksed Ulja Mägismaa nime kandev klubi. See oli just sel päeval, kui meie linna külastas Rooma paavst. Ja just hetkel, kui me lõikasime läbi avamislindi uksel, sõitis ka Rooma paavst meist mööda. Kuid tõe huvides pean ütlema, et Rooma paavst meie poole ei vaadanud. Ta vaatas demonstratiivselt teisele poole. Sellest hoolimata näis Šoti klubi õnnetähe all sündinud ja kogus aastaga 750 liiget. Äsja sovjeti ajast pääsenud ühiskonnas mõjus eksklusiivse sisustusega baar nagu Killuke Läänd. 3 aastat pärast klubi sündi avati siin vanalinna päevad ja kontserdile kogunes üle 1000 inimese. Et see oli nagu minu tipp. Ma olin siis tõesti õnnelik, et on üks tore üritus. Ja omavahel öeldes vist toona oli ka niiviisi, et seda klubi ametlikult küll kutsuti Šoti klubiks, aga kitsas ringis oli jah, öeldi võib-olla Lepiku klubi, mis algul kindlasti oli väga meeldiv, aga hiljem tekitas see paksu pahandust. Algul oli Lepik A ja O. Tema firma tiiva alt ärganud klubist sai üks koorekihi meelispaiku pealinnas. Liikmeid oli Vormsi Ennust kuni Kapo peadirektorini ja börsiettevõtete šeffidest akadeemikuteni. Siin lõõgastusid kõrvuti nii ärituus kui olümpiavõitja. Rääkimata sellest, et lõi laulu lahti auliikmeks valitud linnapea. Ehkki täpne liikmete nimekiri pole avalik, on nende privaatne viskikapp tänini nagu peatükk teosest Kes on kes Eestis. Omal ajal oli väga huvitav, kui Robert Van Tropov oli veel tippus, siis tema viskisi olevates iga päev ikka vähenenud niimoodi. Kelle käes kapivõti on? Kapivõti on siin kapis. Iga klubi liige teab, kus on, igaühel oma võtit ei ole. Kui klubi kuldajal Tartus esinduse avas, olid kohal ülikooli linna vipid. Räägitakse, et Šoti klubi tagatoas sündis ja suri nii mõnigi valitsuskoalitsioon. See tuba on siis näinud palju nõupidamisi ja tarku inimesi siin istumas. Siin on näiteks paika pandud Eesti Energia erastamise probleem ameeriklastega. Siin on linna asju ajanud, küll on siin Savisaar istunud, küll on siin istunud peaminister. Klubi 7. sünnipäeval laulis juhatus sõbralikult kooris kupletti. Kuid täna on ühine noot kadunud ja meeste vahelt nagu must kass läbi jooksnud. Jah, kui 10 aastat sai toetatud siin ja seal,
siis mingil hetkel sai nagu mõõt täis, aga selleks oli ka päris kindel põhjus. Ma arvan, et me oleksime toetanud siiamaani, sest see oli ikkagi nagu meie üks lastest ja siia oli väga palju südant ja hinge sisse pandud. Aga see vahejuhtum oli 10. aastapäeval, kus meie siis eelviimane president Peeter Kangur tõmbas nagu kriipsu peale kogu senini olnule ja ka restauraatoritele. Et sõna restauraatorid muutis nagu soimusõnaks. Kui jagati head ja paremat kingitusi ordeneid, siis restauraatoreid, see ei ole ju mina üksi, siin oli teatud seltskond, kes selle asja juures olid, ei saanud ühegi tänusõna osaliseks, pigem põlgus osaliseks. Asutaja liikme väitel püüti tema loodud klubi aastate kestel 4 korda üle võtta. Kohe pärast avamist püüdis seda maksustada maffia. Ilmselt oli ka mingeid maksmisi ja rohkem ma proovisin kuidagi sellest mööda hiilida. Siis nad tõid oma lõbutüdrukud siia. Siin oli ka siis mänguautomaadid, kus juures kõigile klubi liikmetele kange käsk, et seda tüdrukut ei puutu ja ühtki mängu ei mängi. Tõsisemat ohtu tundis eraettevõtja Lepik, kui pärast Urmas Arumäele eramu ehitamist nõudis tuntud advokaat ja endine õigusminister temalt ehituspraagi eest hiigeltrahvi. Tallinna restauraator, mis haldas toona ka Šoti klubi ruume ja kaubamärki, oli Lepiku väitel pankroti ohus. See tähendas seda, et ohtu ei sattunud mitte ainult teie isiklik vara, vaid ka see klubi. Just. Võis minna selle Arumäe esitatud hagi nii-öelda katteks. Täpselt nii. No teie peitsite oma isikliku vara ära või? Isiklik vara õnnestus osaliselt peita. Nii palju, kui mul teda üldsegi oli. Aga ja klubi varaga siis me andsime selle klubile üle. Kusjuures meil oli 200 koosolek, me arutasime asja väga tõsiselt, et oli kahtlus kõigest ilma jääda, anname ta siis klubile üle. Meil oli siis teada, me jääme oma sellest 2 miljonist investeeringust ilma ja mis veel tõsisem lugu, et me ei saa tulevikus osaleda erastamisel. Muidu külma närviga Arumäe läheb täna Lepiku nime kuuldes närvi. Tema sõnul on tegemist ebaadekvaatse inimesega, keda ta ei taha enam iial näha. Veel vähem soovib ta raisata hetkegi, et Lepiku väiteid kaamera ees pareerida. Küll aga võib see telelõik tema sõnul lõppeda hagiga laimu eest. Lahkheli lõppes kohtuvälise kokkuleppega, kus Lepik maksis praagi eest kahjutasuks 250 000. Meie loo seisukohalt on oluline teada, et kui jõudis kätte uus tänav 29 objekti erastamise päev, moodustasidki 15 huvilist klubist osaühingu Šoti klubi kinnisvara, kus Toivo Lepikul on ligi 1/3 hääli. Jutt mingist vara peitmisest šokeerib praegust klubi presidenti. See on nüüd kahjuks üsna ebameeldiv uudis, kui see nii on. Sest et ütleme, et meie siin tänaste klubi juhatuse liikmetena, üsna staažikate klubi liikmetena kuuleme küll sellest esimest korral, et härra Lepikul on olnud isiklikud motiivid. Sest et see kinnisvara osaühing, mis selle klubi ruumide jaoks siia moodustati, on ikkagi loodud avaliku emissiooni kaudu. Klubi liikmed said osaleda, kes soovisid selles kaasa lüüa, et see ruumid siin säiluksid klubilise tegevuse jätkamiseks. Lepiku väitel kaaperdasid lõpuks klubi ja tõstsid ta ukse taha inimesed, kelle ta omal ajal sõpruskonda võttis. Lepiku verivaenlane on kunagine hea sõber Peeter Kangur, kes oli tema mantlipärija klubi presidendi toolil. Eeskätt just tema armastas Lepiku sõnul siin varjulistes soppides äridiile ja võimu jagada ning meelehead edastada. Tema elustiil oli see, et õpetas ka mulle nii-öelda viskiklaasi taga, et tööd ei ole vaja teha, suhteid peab avama. Lepik joonistab skeemi, kuidas osav lobist moosis mõjukaid inimesi. Skeem oli selline. Algul tuleb kingituste ja igaste soodsate võimaluste pakkumisega inimene, nagu tema nimetas, ära kodustada. Ja ilmselt siis, kui on juba väga head suhted, siis tuleb võtta kasumit. Peamiselt Toyota autode importijana tuntud Elke Grupi nõukokku kuuluv Peeter Kangur on aastaid olnud kodumaiste dividendimiljonäride seas ja käinud vabariigi aastapäeva vastuvõtul. Ent on osanud meediasse sattumist vältida. Kunagisest Flora varustajast miljonäriks saanud härra kohtub küll pealtnägijaga ja eitab kõiki süüdistusi, ent kaamera ette ei tule, nimetades ennast halvaks kõnemeheks. Lepik seevastu nimetab mitut korruptsioonihõngulist juhtumit ja tippfunktsionäri nime, kuid pealtnägija jätab need praegu enda teada, sest nende väidete toeks on vaid tema sõna. Lepikust lahti öelnud klubi juhtkond kaalub pikalt, kas üldse nende sõnul totratele süüdistustele vastata.
pärast kuu aega väldanud kaalumist ja läbirääkimisi volitab juhatus esinema president Peep Mülsi ja staažika liikme Andres Haameri. Näitamaks, et klubi on selles tülis ühiselt kanguri selja taga, annavad nad kommentaare koos. Iga taoline väide peaks olema kinnitatud mingi konkreetse näitega. Meile täna teadaolevalt ühtegi sellist konkreetset näidet ei ole. Ja kui teie jutu järgi härra Lepik on näitanud klubi tegevusele ette valdkuskasvad tegusid, siis tekib küsimus, miks ta pöördus pealtnägija poole, miks ta ei ole pöördunud Eesti Vabariigi vastava pädevate organite poole. Ma olen seda oma silmaga näinud, kuidas ta nii-öelda kodustas, ma vabandan väljendust, lugupeetud Margus Leivo. See oli meie sotiklubi ajal. Ja see oli tal ka päris sihikindlalt mõeldud, et pääseda sinna seltskonda. No kuidas ta siis kodustas ja kuidas ta kasumit võttis siis? No väga tihti olid üritused siin sotiklubis. Loomulikult Peeter Kangu kulul olime ka teinekord koos. Käisid nad koos välismaal. Kes kuidas täpselt maksis, väga raske tõestada. Ja kui Leivo oli siseminister, siis ta kurtis ka, et ikka paar korda nädalas Kangur helistab. Nii Kangur kui Leivo kinnitavad pealtnägijale, et see on jaburus. Klubi pole kunagi olnud hämartehingute jaoks ja Lepikust polnud endiste kamraadide sõnul vaja lahti saada, sest ta hakkas liialt nende näppudele vaatama. Härra Kärmas, meie näppud on siin. Vaadake neid. Ei ole mitte mingit vajadust selle järele. Absoluutselt ei ole. Seda klubi ei ole vajadust kasutada nendeks tegudeks, mis valgust ei karda. Jumala eest. Pealtnägijaga suhelnud klubi liikmete sõnul kasutas Lepik ise klubis tekkinud suhteid ära. Suurim skandaal, mille niidid jooksevad Šoti klubisse, on Moskva saatkonna remont 90ndate keskel, mis pani pitseri suursaadik Mart Helme karjäärile. Klubiga olid seotud nii saatkonna tollane haldusjuht Enno Selirand kui välisministeeriumi kantsler Indrek Tarand. Vürtsi lisas loole, et Tallinna restauraator remontis ka suursaadik Helmele kuuluva Suure Lähtru mõisa Lääne-Eestis, mille üleandmispeol paistab fotol ka Peeter Kangur. Ka Helme kirjeldab pealtnägijale Lepikut kui konfliktset inimest, kes käib faktidega pehmelt öelda vabalt ringi. Mõisa remont lõppes samuti tüliga ehitusarve pärast ja kogu skandaali tõttu lahkus Mart Helme lõplikult välisteenistusest. Ka Šoti klubis kuhjusid vastastikused süüdistused rahalises sahkerdamises. Lepiku sõnul muutus ta paariaks siis, kui keeldus alla kirjutamast finantsaruandele, kus polnud muu hulgas näha tulu, mis saadi klubi 10. aastapäevaks Šotimaalt tellitud viski müügist. See on ostetud täiesti seaduslikul teel. Sellega tegeles klubi restorani haldav osaühing, kes selle ostis. Selle kohta on olemas seaduslikud paberid ja ka kes need viskid müüs. Kas siis klubi liikmetele või klubi külalastele. Nii et selle mõttes need etteheited mulle tundub, kas on meelega eksitavad või on lihtsalt baseerunud vähesel informatsioonil. Lisaks meenutavad klubilised, et aastaid tegi siin raamatupidamist Lepiku enda naine. Nüüd kontrollib kõike audiitorfirma. Seepeale mainib Lepik, et klubi revisionikomisjoni liige on Hubert Hirv, härra, kes andis hiljuti kohtusse ja sundis vabandama lehe, kes teda allilmaga seostas. Veelgi lapsikumaid pisiasju ja nääklemisi jätkuks terveks õhtupoolikuks. Mullu sügisel kustutati Toivo Lepik ametlikult klubi nimekirjast, sest ta polnud tasunud liikmemaksu. Kuid sellega pole intriigid ja võimumängud ka. Ma saan aru, et uus aeg on käes ja igal pool euroremont praktiliselt lõpetatud. Kõik on nii euro, aga Nõukogude Liidust tulnuna tahaksin ma siiski natukene konkreetsust. Ma tahaksin teada täpselt, kes on need kodustatud ametnikud? Ma tahan nimesid. No vot, selle teada saamiseks peame vist siiski ära ootama Toivo Lepiku memuaarid, mille kirjapanekut ta on juba alustanud, sest mina isiklikult seda väljaütlemise vastutust ei tahaks võtta. No jah, võib-olla kirjutab, võib-olla mitte. Võib-olla saab nohu näiteks kevadel, aevastab korra ja kõik peast pühitud. Mäluauk. Aga võib-olla on isegi parem, sellepärast et nii nagu meil Võrumaal öeldi, ma tõlgin eesti keelde. Ära ekskremendihunnikut puutu, ekskremendid lähevad haise.